Esimene võttepäev toimus meil Tartus. Meil on olnud erinevad esindused siin aastate jooksul ja esimene oli Tartus ja mina elan Tartus, nii et oli väga tore kodus tulla. Ja ma mäletan, et ma olin väga-väga elevil, et üldse kuidagi on juhtunud selline asi, et ma olen sattunud sellesse projekti, ma olin väga rõõmus, kui Tõnis mulle helistas kunagi, sest sina kutsusid mind. Ma mäletan ka seda, et me filmisime esimesel päeval kõikidest episoodidest vähemalt ühe stseeni ja esimeses hooajas me olime nii entusiastlikud, et Gerdul oli igas episoodis erinev riietus ja soeng. Ja kuna me filmisime neid kordamööda, neid erinevaid stseene, siis ma nagu lihtsalt kogu aeg vahetasin riideid ja soenguid. Mina olen nende 4 hooaja jooksul ühe korra kandnud pintsakut, ühe korra kandnud teistsugust T-särki. Kordagi ma ei ole kandnud teisi pükse ja ühe korra on mul olnud pusa ja seda projekti me alustasime ikkagi niimoodi, et me panime kokku seltskonna nendest näitlejatest nimekirja, keda me päriselt tahtsime konkreetselt mängima neid rolle. Ja kui ma ei eksi, siis me 100% õnnestusime. Ehk siis me saime kõik need inimesed mängima neid inimesi, keda me tahtsime, et mängiks. Et see ka selle projektiga on läinud kuradi hästi, jah. Ma mäletan, kui Alo seriaal tuli oma esimese hooajaga, siis ma vaatasin seda telekast ja mõtlesin, et selles seriaalis tahaks küll ise mängida. Et ma ei ole küll mänginud üheski seriaalis, aga kui kusagil, siis võt sellest tahaks väga mängida ja seal mängisid minu niisugused head sõbrad, kolleegid, kursavennad lavakast ja siis võt ühel hetkel, kui siis produtsent Karl Kermes mul helistas, ma mõtlesin, et see on mingi nali. Nad teavad, et ma olen öelnud, et ma tahan sellest mängida. Nad teevad mingid nalja mulle praegult ja nüüd kutsuvad. Ja see tulebki sisse uus tegelane, et Rein Hoogi poeg, Ahti Hoog, ma mõtlesin, et tegelikult on see nagu loogiline, et jah, et me oleme ju natuke Rein Pakuga sarnaselt ka, eks ole. Ja, väga huvitav. Nii, Ahti, meie uus müügimees. Tere, Alo. Jah. Ossa poiss. Ma tean sind. Me oleme tegelikult kunagi kohtunud, aga sa ei mäleta mind. Vaat siis, maailm on väike. Pärast tuleb välja, olete sugulased. Õed. Ma olin nii pinkes. Ma õppisin kõik sõnad pähe, siis ma sõitsin võttele, siis ma kordasin need sõnu, sest ma mõtlesin, et ma ei tohi nüüd hakata siin suurte selliste näitlejatega siin puterdama või sõnu sassi ajama või et nad näevad, et ma olen nüüd tulnud ette valmistamata. Esimesest võttepäevast ma arvan, et ma ei mäleta mitte midagi, sest tõesti selliste staaridega ühes stseenis olla võtab jala tudisema. Aga sina, Uhti? Ahti. Olen. Ma ei kuule. Pane emotsiooni natukene. Kas oled valmis? Ma olen valmis! Jumal küll, ära karju mulle näkku, tõesti. Ja esimese võttepäeva, ma ütleks, et võib-olla teiste jaoks oli suurim sündmus minu saapad, mis on väga veidra kontsa ja kujuga ja kõik küsisid, et millega ma kõnnin. Ja siis teine asi on see lõputu riiete vahetamine, sest stseenidega me hüppame siia ja sinna, aga õigel stseenil peab olema õige huulepulga toon. Nii et ma tõesti kogu aeg, kuna ma teen huuli ise alati, siis jälle võtsin maha, jälle huulepliiats kätte, seda tegin, ma arvan, 8 korda ja esimese võttepäeva jooksul kindlasti. Ja.